Ta lahkus. Ta lahkus. Täpselt nii õige. Ole nüüd. Oota, aga miks nüüd sisse ei lastud? Sa ütlesid valet pidi seda, et teie sisse on. Sa ütlesid ühe sõna, ütlesid valesti. Kui sa ei aru. Almar, Jääd siia kinni praegu. ma kardan. Ole ukse peal. Ole ukse peal, palun. Ma lähen alla. Kõik on suletud, kõik on kinni. Tere. Taotlema, et kettagi ei hävitata. Tere. Temal on see võime plaan. Ma esitlen ennast. Ma olen vaatleja. Ma tulin vaatlema hävitamist. Kas see toimub praegu või? Kahjuks puudub vastav info. Ei, minu arust täna toimub midagi. Aga millal toimub? Ma ei tea, ma uurin. Palun uurige. Ja las... Muidu te jääte siia luku taha, võt see värav läheb. Sees ei saa olla ja kahjuks värav läheb kinni ja te jääte siia lõksu. Aga kuidas me saame vaadelda? Ja miks puudub number 5 klahv? No siit sisehoovist ei näe kedagi ju. Mina näen. Mina filmin kõike. Ei, te võite filmida, aga see on niisugune valveala, et te jääte ise lõksu. See oleks kohutav. Aga kus on kõvakettad? Peauks on seal. Seal me juba olime. Sealt lasti see värav lahti või tuli see sisse? Võib-olla ootasegi, no ei tea, see oli kogemata. Jaa, sest siin hoovis kõvaketast ei ole. Aga kus on? Mina ei tea. Aga millal hävitatakse? Ma ei ole ka valimiste osakonna inimene, aga ma lähen uurin. Aga kas ma saaks esitada oma ERKJ avalduse, kuna kulusid oli mitte ei olnud? Ühtegi kulu ei olnud. Juba helistavad. Olekame kohe. Palun aega asju, see on väga oluline. Üks tuli lahti ja ma tulin uurima, et kas saab... Tere, esitlen ennast. Ma esitlen ennast. Palun esialgu siit välja. Ma olen vaatleja. Mis vaatleja? Kui te viite mind ära, siis tuleb see protokollida. Mis vaatleja ma ei saa aru? Valimiste vaatleja. Praegu ei ole mingit valimist. Väitlen, et on. Mingid vaatleja. Kes teie olete? Kes me oleme politseiametnikud Riigikogu valdegrupist? Siis see seletab, sellepärast, et mina olen vaatleja ja tema on vabadusvõitleja. Selge, aga praegu midagi, mingit toimingud ei toimu siin, ma saan aru. Toimub. Toimub praegu mingit toiming. Valimistoiming nimega e-hääletuse kõvaketaste hävitamine. Ja kus on kutsutud vaatlejad? Hetkel lasti sisse, aga ei ole veel selge, miks kutsutud. Mina tahaksin esitleda ennast, et ma olen valimiste vaatleja, täiesti adekvaatne, rahulik, ei ole agressiivne. Ma filmin kõike, mis toimub, et meil MTÜ palus. Aga me ei ole tagant uksest. Aga värav ju ongi vajalik selleks, et sisse tulla. Aga kus... Minu arvates te provotseerite. Kes te olete? Mina olen Riigikogu Kantselei majandusosakonna asejuhataja. Riigikohtu? Riigikogu. Sellisel juhul teie Vabariigi Valimiskomisjoni tööd ei kontrolli. Sina minult auto.
kus kohas? täna ei toimu siin mitte Teie väidate, et mina olen autode juures või? Te olete siia uudis. Ma ei ole kullakene, ma olen vaatleja. räägime asjast. Täna ei toimu siin ühtegi toimingut, tööpäeva läbi. Palun kirjalikku tõendit selle kohta. Iga asja kohta ei ole vaja kirjalikku tõendit. Ma väidan, et te eksite. Öeldi praegu need töötajate poolt. Aga miks töötajad ei või otse suhelda valimisvaatlejaga? Olete nõus, et see jätab pisut veidra mulje? Me jõudsime enne tööpäeva lõppu kindlasti kohale. Aga sellisel juhul te olete ka nagu ohver, kuna teie olete ju ka Eesti kodanik. Teid on eksitusele viidud. Kas kõik inimesed Eestis peaksid vaadake, valimistel on avalik kontroll, avalikus kontroll. Antud juhul on tegemist, kui te olete Sisekaitseakadeemias õppinud, tõendite hävitamisega. Ühesõnaga, kõige olulisem asi on, et tõendid säiliks. Me oleme nõus. Ei ole mingit alust seda hetkel arvata, et midagi sellist on toimub. Mille põhjal teil ei ole alust arvata? Mina ju ütlen teile, et toimub. Psühholoogia praegu, mina ütlen, et mul ei ole alust arvata. Esiteks ma ütlen seda, minu siin viibimine tuleneb Riigikogu valimise seaduse paragrahv 19.4 lõige 2, ülemärkage 4 lõige 2, mis väidab, et valimisvaatlejad muutuvad valimiste vaatlejaks sellest hetkest, kui nad ennast esitlevad. Ja seega ma soovin ennast esitleda. Ma olen adekvaatne, ma ei ole agressiivne. Ja ma saan aru, aga te tulite praegu iseseisvalt siia territooriumile, kui te ei tohi tulla, teil ei ole antud luba siia territooriumile tulla. Ma pean siia tulla. Praegu öeldi, et ühtegi toimingut siin ei toimu, mida vaatlema. Aga millal toimub? Ma ei oska öelda seda. Kas see info ei peaks olema meile teada? Ei oska öelda. Kui te näiteks saaksite, et nad kinnitaks, millal toimub, siis ma oleksin nõus tulema siis, kui toimub midagi. Aga hetkel on lahtine, mina arvan, et toimub täna. Nii, siin on valimistest üks inimene, kes ütleb ja räägib. Tere, esitlen ennast. Mina olen valimiste vaatleja. Väga tere. Mina olen ka tema siin riigi valimisteenistusest. Ma olen ühtlasi kohaliku omavalitsuse möödunud valimiste kandidaat. Ja ma soovin esitada esiteks infot, et mul on... Kas te võite ise ennast kuidagi identifitseerida? Kus te isikute on dokument? Ma esitan. Ühesõnaga, ma tulen siia. Ühesõnaga, kulusid ei olnud. Ma soovin seda tõestada. Mul ei võimaldata seda tõestada. Teine asi, ohus on e-valimiste integrity inglise keeles, terviklikkus eesti keeles. Ühesõnaga, viimane uudis Vabariigi Valimiskomisjoni ühtlasi riigi valimisteenistuse, mis ei tohiks nii olla, aga on ühisel valimisleheküljel, mis on ühtlasi valimised.ee. Jääb selgusetuks, kelle valimisleht see on, kellele kuuluvad valimised. Aitäh. Riigi valimisteenistus ja Vabariigi Valimiskomisjon kasutavad ühte e-maili aadressi info@valimised.ee. Ja viimane uudis, ühtegi meili ei ole saatud, viimane uudis sellel veebilehel, see on tõendaja, see on tunnistaja, et see oli nii. Viimane on 17. november ja praegu on meil täna 1. detsember. Ühesõnaga, Vabariigi Valimiskomisjon peaks kontrollima riigi valimisteenistust, mis on üks asutus, neil on üks aadress, neil on üks e-maili aadress, neil on üks veebilehed. Miks ei ole riigi valimisteenistus ehk siis teie antud juhul avalikustanud tõendite ehk siis antud juhul e-hääletuse kõvaketaste ja muude, sealhulgas koodikaartide hävitamise kuupäeva? Millal te viimati vaatasite veebilehte? Ja miks te olete asjasse seganud täiesti viisakad ja adekvaatsed politseinikud Riigikogu valvegrupist? Miks see on vajalik? Teine küsimus. Miks ei lastud meid tööpäeval sisse ja hakati politseile hämama, et tööpäev on läbi, kuigi me ootasime siin 10 minutit enne tööpäeva lõppu? Miks selline häma ja tegelikult ka politsei ässitamine valimiste vaatlejate suhtes? Ma esialgu ma saan aru, et nii kutsutud sellepärast, et tulite territooriumile, kui te tulla ei tohiks. No aga uks tehti, meie ust lahti ei tehtud, aga värav tehti lahti. Värav on auto jaoks, mitte inimeste jaoks. See on uudis minu jaoks. Uks on inimeste jaoks. Aga miks siis ust ei tehtud lahti tööpäeval? Miks hakati politseile hämama? Seda me ei oska öelda. Meie reageerime selle juhuse peale, et teie tulite auto väravast iseseisvalt sisse. See on meie jaoks kulvarisk. Isegi kui ma teiega nõus ei ole, ma täielikult allun politsei korraldustele. No meie rahulikult teiega selle pärast räägime. Täielikult austan Eesti politseid. Aga kodanikuna mul on küsimus, miks te hämate, annate vale infot politseile meie kohta ja millal toimub kõvaketast hävitamine?
kõvaketeste hävitamine toimub 8. detsembril ja selle kohta on ka täna pandud üles info Mis kell? valimiste veebilehele. Sest et pool tundi tagasi seda seal ei olnud. Mul ei ole praegu võimalik, mul ei ole ühtegi asju kontrollida, aga see info läks täna valimiste veebilehele üles ja see toimub siis 8. detsembril. Aga kas te olete kursis, et Riigikohtul on esitatud palve neid kõvakettaid säilitada, mitte hävitada? Ja korduvalt on seda tehtud. Praegu puuduvad minu teada takistused, et kõik Riigikohtus olevad kaebused on lahendatud. See juba toimus eelmisel esmaspäeval, kui viimane kaebus sai lahenduse. Ei ole niimoodi. Tegelikult ma siin ka saan teist aru, te esitada omapoolseid vaateid. Mina paluksin teil siis võimaldada 8. detsembril kellaaega täpsusega võimaldada täpsustada, millal see toimub ja võimaldada vaadelda seda hävitamist. Ja see info on veebilehel üleval, seal on ka kirjas, mida vaatlemiseks tegema peab, mis kell peaks kohale tulema. See info on täitsa olemas. Kas ma võin esitada 2 avaldust? Esiteks politsei juuresolekul, tunnistaja juuresolekul. Esiteks võtta vastu mida ka ei võimaldatud, kuna on teatavad eelnevad eelarvamused, konfliktid võiks isegi öelda, just kui mina tahaksin teie häälisid ära varastada, mida ma ei taha. Ei lastud sisse, kutsuti politsei ebaõiglastel alustel, et kas on võimalik tagada seda, et võetakse ikkagi vastu, mida ei lubatud mind sisse esitama, minu avaldus Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni. Ma ei ole erakond, kusjuures ma olen üksik kandidaat, mul ei olnud mingeid kulusid ja ma ei soovi saada mingisugust trahvi selle eest, et ma sain siia tulin kohale esitama ja mind ei lastud sisse. Teine, kas te saaksite kellaaega täpsusega täpsustada, et miks te hävitate need kettad, miks ei võiks neid säilitada? Seepärast, et seadus näeb ette nende hävitamise. Aga seadus paragrahv 19/4 lõige 2 näeb ette ka valimistoimingute vaatlemise, kui ennast esitada. Ja mina olen ennast esitanud. Ja aga hetkel ei toimu ühtegi toimingut, mida vaadelda siin. See toimub järgmisel esmaspäeval. Aga miks te ei taha avaldada kellaaega? Kell 3. See info on veebilehel olemas. Ja pärast toimub kell 2:15 ja tuleme samamoodi kohale, sisse ei saa ja siis jälle kutsutakse politsei, jah? Niimoodi, jah? Seda ei ole keegi öelnud. Kell 3 on info olemas veebilehel. Aga politseil on ju meil väga palju tööd riigis. Miks te kutsute valimisvaatlejatele ja kodanikele politsei? Politsei selgitas, mis asjaoludel ta kohale tuli. No sellepärast, et loomulikult ta peab kohale tulema, kui te asute siin. See on niivõrd oluline, aga ei olnud põhjust teil kutsuda. Neil oli muidugi põhjus kohale tulla, aga teil ei olnud põhjust kutsuda. Ei olnud ju põhjust. Ainult, et inimene tahab küsida. Selgitati, et hoovi ei oleks tohtinud siseneda. Ei oleks, kes mulle seda selgitas? Politsei või? Politsei selgitas. Ja, meie teile selgitas. Politsei võib-olla isegi selgitas, aga mina vajutasin kellanuppe.